mitte miski ei ole endine. Mitte midagi ei saa tagasi sellisena, nagu me seda mäletame. Nagu on ju teada Kreeka filosoofiast, kõik voolab, kõik muutub. 2 korda ühte samasse jõkke astuda ei saa. Seetõttu arvan, et kõige olulisemateks sõnadeks on kannatlikkus ja pikk meel. Ma saan aru, et seda kannatlikkust ja pikka meelt on olnud ju pea 50 aastat, aga ehk ootame veel natukene. Ja võib-olla ärgem olgem kärsitud, kuigi ma usun, on ju palju inimesi, kes ei ole näiteks põhimõtete pärast, mida ma lugu pean külastanud okupeeritud kodumaal ja kes tahaksid näha seal nüüd ruttu ja suuri muudatusi. Aga sinna läheb aega. Aega kulub ka selleks, et Eesti esindus Stockholmis saaks ennast korralikult sisse seada. Väga paljud on nende probleemidega tuttavad, kuid ma lubaksin endale siiski paari sõnaga neid veel iseloomustada. Kõigepealt asume me ju ajutistes ruumides, mis pealegi kuuluvad Lätile. Me oleme seal üürikülalised ja me üürilepingu lõppemise või õigemini katkestamise tõttu lahkume nendest ruumidest järgmise aasta algul. Aga kui te küsite kuhu, siis ma praegu ütlen teile ei tea. Teine probleem on loomulikult inimeste puudus. Inimeste puudus, kes tuleksid meile tööle. See võib tunduda kummalisem. Kas tõesti selliseid inimesi ei ole ja kas tõesti välismaal Eesti riigi esindamine polegi enam atraktiivne? Aga lood on niimoodi, et Eestis kahtlemata on nooremaid tublisid inimesi, kes aga väga paljud on endale juba leidnud meelepärase tegevuse ja kes teatud poliitilise apaatia või mõnede muude kaalutluste tagajärjel ei soovi nii-öelda riskida, sest vaatamata kõigele on ikkagi praegu tegemist teatud riskifaktoriga, mis on küllalt suur. Seetõttu on mul väga kahju, et kui te meile sageli helistate, ei suuda me nii mõnigi kord anda teile ammendavaid vastuseid ja lahendada võib-olla neid küsimusi, mida üks tõeline suursaatkond peaks tegema. Mis puudutavad praktiliselt omandi küsimusi, mis puudutavad kodakondsust, mis puudutab passide või muud isikutunnistuste väljaandmist, mis puudutab ka teie huvide kaitsmist. Teie, see tähendab nende huvide, kes endiselt on Eesti Vabariigi kodanikud. See kuulub ka edaspidi kindlasti Eesti riigi ülesannete hulka. Aga see kõik võtab aega ja praegu nii-öelda oleme me rohkem ära rikkuvad teist ja mul on väga hea meel, et meil on koostöö Eesti Majaga ja samuti teie organisatsiooniga, teiste eestlastega, kes ka võib-olla ei olegi nii organiseerunud, kes üksikisikutena aitavad ja ma võib-olla ütleksin kõik ilma ühegi erandita, et te olete praktiliselt Eesti Vabariigi aukonsulid Rootsis. Sest te täidate igapäevases elus neid funktsioone. Elate te siis Stockholmis või Sundsvallis või Lundis, sellest sõltumata. Ja selle üle on mul väga hea meel, on meile suureks abiks olnud. Vaatamata nendele raskustele olen ma optimist. Uus Eesti tuleb ja tõuseb. Aga nagu me teame varasemast, kulub selleks aega. Ja võib-olla lähimad ajad on väga rasked. Aga aeg liigub ja küll seisab meie varsti riik jälle uuesti jalul ja ma usun, et meil kõigil, eriti teil, on sellest hea meel. Aitäh!